Hei, tulid väiksed mõtted, mida ma mõtlesin jagada jälle. Narcissistiga suhtes olemise mõttes. Siis, kui sa selles suhtes olles avastad ühel momendil, sa saad nagu teadlikuks, kus sa oled. Sa saad aru, kus sa oled. Sa saad aru, mis toimunud on. Siis hästi palju erinevaid tundeid tuleb üles. Hästi palju. Ja üks neist tunnetest on viha. Ja see viha paneb tahtma maksta kätte. Sa tahad kätte maksta talle kõige selle eest, mis ta sulle teinud on. Kõige selle eest, millest sa oled aru saanud, mida ta sulle teinud on, millest sa enne sulle taimugi. Sest see tundus nii, see oli nii loomulik flow kuidagi, kuidas see läks nii kaugele üldse. Ja sa tahad tal kätte maksta. See kättemaksu tunne, sa uurid võib-olla enne veel selle narcissisti kohta ja nende isiksuse omaduste kohta ja sa mõtled, et sa hakkad kasutama tema enda käitumist, tema vastu. Sa vastab talle täpselt sellega, mida tema sulle teeb. Sa vastab talle täpselt sama ükskõikselt. Sa vastab talle täpselt samamoodi norides, manipuleerides. Ja sa oled jumala kindel, et sa kontrollid olukorda, sest nüüd sa tead. Sest nüüd sa tead, mis inimesega sul tegu on. Ja sa mõtled, et sa hakkad mängima seda malet tema nuppudega. Mängid talle vastu. Sul tekib siukene tunne, et kuna sa nüüd tead, kellega sul tegu on ja kuna sa nüüd kõigest saad aru, mis ta teinud on, et siis sa oskad teda vastu manipuleerida. Sa teed plaani, sa juba näed, kuidas see töötab, sul on selle viha all on su sees siukene kahjurõõm. Ta ei tea, et sa tead. Ja oi, kus sa naudid seda mängu. Oi, kus sa naudid seda mängu. Sa võib-olla isegi näed tema hämmingut seal juures, kui sa hakkad talle vastama täpselt samamoodi nagu tema. Sa ei olnud enne see, vaata. Ja mis nüüd juhtus? Korraks on tal võib-olla isegi hämming. Ja sulle meeldib see tunne. Sest nüüd kontrollid sina olukorda, eks ole. Nii tugevana, nagu sa enne olid. Ja võib-olla isegi veel tugevamana. Aga tegelikult sa teed vea. Tegelikult ei kontrollinud sina mitte kunagi seda mängu. Isegi kui sa arvasid, et sina juhid nüüd seda. Isegi kui sa arvasid, et sa jõuad talle kohale millegagi, et sa maksad talle kätte, et nüüd ta saab aru. Sellepärast, et ometi ju, kui sa annad inimesele täpselt seda, mida ta sulle annab, siis ta ju saab aru, et midagi on valesti. Aga tegelikkuses ei ole ta mitte kunagi kontrolli kaotanud selles mängus. Ta ei ole mitte kunagi olnud hämmingus. Ta on kogu aeg teadnud, mida sa teed. Ta väga täpselt kogu aeg teab ja jälgi, mida sa teed. Ja ta laseb sul nautida seda olukorda. Ja malenupud ei olnud mitte kunagi sinu käes. Ja kui sa ühel hetkel, kui sa aru saad,
kuidas sina arvasid, et sa juhid seda mängu, et sa maksad talle kätte. Ja ta tegelikult kogu aeg teadis. Ja ta lasi sul arvata. Siis kõik see, mis siiamaani on olnud, eskaleerub. Me ei saa mitte kunagi panna nartsissisti aru saama sellest, mida tema tegi. Me ei saa mitte kunagi panna teda aru saama, kui palju ta haiget teeb. Esiteks ta teab seda väga hästi. Teiseks tal puudub ajus see osa, millega ta saaks aru sellest empaatilisest poolest. Ükskõik kui suur viha sinu sees on ja kättemaksu himu. Sul ei ole mõtet seda rakendada. Sest absoluutselt igasugune reaktsioon on täpselt see, mida ta tahab. See ongi täpselt see, mida tema tahab. Ja täpselt niimoodi ta kontrollib sind kogu aeg. Isegi siis, kui sina arvad, et tegelikult sina seda mängu juhid. Sul ei õnnestu nartsissistiga mängida selliseid mänge, sellepärast, et sa ei ole tema. Nartsissistlikke mänge inimesega oskab ja saab mängida ainult nartsissist ise. Lihtsalt nii on. Ainus pääse tee selles mängus. Kui sa oled aru saanud, kus sa oled, jookse. Põgene. Ja see ongi kõik, mis ma tahtsin sulle praegu öelda. Head õhtut!